Raamat Alfa räägib sellisest vingest naisest, keda ei huvita ühiskondlik arvamus. Et ta on julge, ta on iseseisev, ta on oma põhimõtted leidnud ja ta esindab sellist, ütleme, võib-olla individualistlikku maailmavaadet. Vastandina siis oma naabritädile, kes on kantiaan, ehk tal on siis mingid kindlad reeglid. Tal puudub iseseisvus, iseseisev mõtlemine, ta teeb nii, nagu tal on ette kirjutatud. Ta ei süübi nagu nende seaduste tagamaasse. Mitte see, et ma pooldaks nagu autorina anarhismi, aga ütleme, et minu sümpaatia loomulikult kuulub inimesele, kes ise mõtleb. Mitte see, kes mingisuguste kaanonite järgi paindub ja kes, ütleme, et ma olen alati eelistanud sellist erksat, säravat alfat hallile massile. Et seal raamatus tuleb see välja, aga ka selle konkreetselt siis selle naispeategelase, selle alfa valu, mis siis on selles, et tipus on alati jäine üksik tunne tegelikult. See on võib-olla põhiline tunne, mis seda raamatut kandis. Aga ta on võib-olla, ütleme, selles mõttes kosmopoliitidele mõeldud raamat, et see naine on kosmopoliit, tema sümpaatia kuulub kosmopoliitlikele individualistidele selles mõttes, et ta on väikekodanluse vastu, halli massi vastu. Et kui inimesed huvitavad sellised teemad, siis see raamat on talle. Miks juudid on minu käest küsitud, aga selle peale võin küsida vabalt, et miks mitte. See on siis siiski aastasadu toiminud vastandus või seda rahvusgruppi on diskrimineeritud ja kogu aeg niimoodi nagu altkulmu piideldud igal pool, et see ei ole mingisugune fantaasia, vaid nii lihtsalt on. Ja et nad on nagu selline arhetüüpne teine ja minul on alati nagu selline intuitiivne sümpaatia just nagu nende vastu, kes on nagu olnud tõrjutud, hüljatud ja samal ajal just nagu juudid, ütleme mul lihtsalt nagu autorina, ma olen hästi palju sõpru, tuttavaid siis nii Iisraelist kui ütleme siis diasporaa juutidest, et selliselt see kultuur, kirjanduse ajalugu huvitab mind, et ma olen nende vastu tohutu sümpaatia ja siis ma tegelesin sellega ja ma mõtlesin lihtsalt, ma ükskord nägin mingisugust unenägu, et on teine maailmasõda ja ma varjan oma seinakappides kahte juut, isa ja poega, mängin nendega malet ja klaverit ja mis siis saab. Ja siis sellest unenäost ma tegin nagu sellise kirjandusliku etüüdi ja vaatasin, et see nagu toimib ja siis see nagu kaudselt andis sellise tõuke. Ütleme, see oli nüüd see storyline või selline süžee on seal, et on naine, kes varjab oma kodus juuti, mis siis sai alguse minu sellisest sürreaalsest unenäost. Ja sürreaalne selles mõttes, et see peaks ju nagu möödas olema see aeg, aga ma kandsin ta nagu tänapäeva või ütleme isegi lähitulevikku ja vaatasin, et see on õõvastavalt realistlik. Et see hakkas mind just huvitama, see tunne, et miks see tundub realistlik, et see peaks olema täiesti ajuvaba. Täiesti absurdne, aga ta ei olnud, ta oli realistlik ja see mind ehmataski ja see käivitas selle romaani. Pluss siis mu enda isiku võib-olla mingisugused võõrandumised, ütleme mingisugused asjad, millest ma siiani aru ei saa või ütleme, et ma loomulikult olen oma enda hinge sinna väga palju pannud, kuigi tervistav oli minu jaoks see, et see ei ole kirjutatud mina vormis, et see andis mulle palju suurema vabaduse, et ta on kirjutanud, raamat on kirjutatud tema vormis, et nad vahepeal küll lähevad mina monoloogidesse, nii siis selle juudi Aari kui siis peategelanna Anna poolt, aga ta on siiski tema vormis kirjutatud, et sa mulle kui autorile palju suurem vabadus, kuna siis kui on mingid asjad, kus minu arvamus läheks nagu lahku või mina nii ei käituks, või mina olen nii-öelda tagasihoidlikum formaat, seal nad kalduvad äärmustesse, lihtsalt, et point paremini välja tuleks. Et siis tema vorm võimaldab seda paremini lihtsalt, et sa ei satu krampi. Et kui mina vormis kirjutad, see on umbes, et oi, ma ju ei mõtle nii, siis mõtled, ei, mina ei peagi nii mõtlema, aga see tegelane mõtleb. Et võib-olla see, mida ma ootasin, ma pole seda tegelikult saanud, et mingisugust debatti pole tekkinud. Et loomulikult ma mingites asjades nagu utreerisin seda tõde, et loomulikult ma saan aru, et tegelikult või ütleme päris maailmas sellist asja saaks toimida, ütleme ühiskondlikus mõttes, et nüüd nagu hakatakse diskrimineerima mingit inimgruppi uuesti või et mitte nagu ütleme siis gaasikambrisse saatma, vaid et neid võetakse vara ära või neid saadetakse riigist välja. Aga samal ajal
ütleme ka selline raamat nagu 1984 George Orwelli romaan oli ju ka liialdus. Tegelikult ja see oli ometi ju väga-väga realistlik. Et noh, ma arvan, et seda žanri on vaja, et on nagu võib-olla niisugune hoiatusromaan. Aga noh, mitte ainult, et noh, mulle ei meeldi, ütleme, sellised mingid poliitilised sõnavõtud lihtsalt, et ma arvan, et raamatus peab olema ka nagu mingisugune emotsionaalne, tundeline läte. Ja noh, see on seal tahes-tahtmata olemas. Et noh, selle inimese, selle isiksuse, selle naise pettumus eraelus siis võib-olla, et miks ta ei ole nagu leidnud endale selle armastust või perekonda või noh. Ma lugesin ühte kriitikat selle raamatu kohta umbes, et miks seal, ütleme, selle Anna ja Aari vestlused, et nad nagu nõustuvad teineteisega. Et noh, need on justkui nii-öelda plakatlikud, et nad nagu seal kordavad mingisuguseid asju, üksteisele nõustuvad sellega. Mina ütlen, et kui mina nagu oma sõpradega joon veini või noh, ma ei tea, mis iganes, olen õdusal õhtusöögil, et noh, see ongi nagu, need ongi need teemad või niimoodi me räägimegi. Et noh, me ei vaidle, et see ei ole nüüd mingisugune sihuke pidev debatt, et on asju loomulikult, milles me ei ole ühel meelel, aga noh, ütleme, et me räägimegi asjadest nii, et ma ei tea, kas siis peab kogu aeg olema mingisugune väide, mida peab, ütleme, tegelane A ütleb nii ja siis tegelane B peab talle tingimata vastu väitlema. Või vestlus peab koosnema, noh, ütleme, mitte sellistest intellektuaalsustest, noh, nagu paljud need Anna ja Aari vestlused koosnevad, sest need on mõlemad targad inimesed, vaid et peab olema mingisugune, ütleme, kolme musketäri või Jules Verne'i stiilis, et oled seal või? Mina või? Ei, ma mõtlesin Aatas, ei, tema seal, noh, ta ühesõnaga, mis tegelikult selle jaoks kirjanikul tehtud, et oleks rohkem ridu, kuna rea pealt maksti. Et noh, minu arust on see nagu ballast, et noh, ma ei taha ballasti. Ei oma ellu ega kirjandusse, ega filmi, ega kuskile. Ma arvan, et on väga aus raamat ka sellepärast, et tõesti ma kirjutasin selle oma hingelisest vajadusest puhtalt spontaaniast ja inspiratsioonist lähtuvalt, et ta ei olnud niimoodi, et oi, et noh, ma pean nüüd raamatut kirjutama. Et noh, ma ei salli sellist asja, et ma ei usu kirjanikke, kes iga aasta mingisuguse raamatu välja lasevad. See ei ole võimalik, et sul iga aasta nagu noh, koguneb nii palju seda värki hingele, et sa suudad seda välja anda. Et see ei ole võimalik, et noh, ma ei tea ühtegi kirjanikku, kes iga aasta head asja tooks välja, et noh, mu enda üks lemmikkirjanik ja Michel Houellebecq Prantsusmaalt, et ta on ikkagi, ütleme, iga 4 aasta tagant, iga 5 aasta tagant. Et noh, iga aasta lasevad välja raamatuid sellised inimesed nagu Kati Murutar ja Barbara Cartland on ju, et noh, ja nende tase ongi selline, nagu ta on. Et noh, peab natukene seedima, peab mõtlema, peab elama. Et mul oli eelmise selle raamatu vahel 7 aastat, aga ma ütleks, et 7 aastat ja 1 film. Et noh, mul oli endal tohutu emotsionaalne vajadus midagi sinna paberile valada ja teistega jagada. Et kirjandus on, noh, et kuna ma nagu filmi ka harrastan, siis ta on nagu palju intiimsem ja täpsem, et sa ei sõltu kellestki, see protsess mulle tohutult meeldis, see kirjutamise protsess, et noh, ma arvan, et järgmise raamatu ja selle raamatu ja järgmise raamatu vahel ei tule nüüd 7 aastat, ma arvan, et tuleb rutem. Kuna ma teen praegu filmi European Psycho, ehk siis eesti keeli Euroopa psühho, siis sellel on tegelikult raamatu alfaga palju ühisjooni. Et ma arvan, et see on tavaline ka, et ma olen loojana nagu mingisuguses hoovuses. Ja näiteks siin raamatus alfa on tegelane nimega Soon ja see on tegelikult selle minu European Psycho peategelane. Et noh, siin raamatus on ta selline kõrvaltegelane või selle naispeategelase endine boyfriend, aga noh, see tegelaskuju siis täismahus ilmub ekraanile seal Euroopa psühhos ehk siis Inglise gentleman Cambridge'i lõpetanud, kes asub tegelema oma kohtuga. Ja milleni see viib, et noh, et kuidas ta nagu seal asub kõrvaldama plebeisid, moslemi radikaale, pedofiile ja nii edasi. Kuidas ta võtab krediitkaarte ära inimestelt, kes neid tema arust ei vääri ja nii edasi, et noh, ja oma pointi nagu ei räägi ära, mis seal lõpus saab. Aga noh, tegelikult need teemad siis alfas ja European Psychos kattuvad. See teema nagu huvitab ja erutab mind, et noh, et nagu see üksikisik versus see mass, et noh, et kuivõrd sa saad nagu ise neid niite tõmmata.
et ja ka teema inimene kui jumal, et noh, et alfa see Anna, et noh, just nagu see need mõlemad tegelased teostavad mõrvu erinevatel põhjustel, et noh, et ma üritan nagu uurida seda psühholoogiat, mis neid selleni viib. Et noh, alfas on see loomulikult veel nagu detailsemalt kirjas ja see oli minu jaoks nagu ütleme, et kui ma olin juba kirjutanud filmistsenaariumi, et noh, et ta oli nagu neid mõrvu oli seal ees ja taga ja noh, ma kuidagi nagu füüsiliselt tunnetanud seda läbi, aga alfas mul võttis mitu kuud aega, et selle kohani jõuda, et üldse seda kohta kirjutada. Et noh, ma elasin tõesti seda üle ja ma arvan, et see on noh, nagu väga õnnestunud see koht. Ja kompa mõttes ka, et tegelikult oligi hea, et ma alguses plaanisin, et see juhtuks juba ütleme raamatu keskel, aga seda juhtuski raamatu lõpu poole, et siis ta toimiski kulminatsioonina. Et ma kogu aeg nagu lükkasin autorina seda kohta edasi, et ta ei tahtnud teda nagu ära tappa.